Ma olen seda videot alustanud juba 3 korda ja see on tegelikult 4. kord. Tšauki! Nüüd ma olen hetkel tagasi Kopenhaagenis. Nii. Noh, proovime siis 3. korda seda videot teha. Nii, tšauki kõigile! Pole tükk aega juba jutustanud teiega ei blogis ega YouTube'i maailmas ehk siis tere tulemast tagasi mu kanalile, ma arvan. Kui sa ei jälgi veel, siis tee seda kindlasti, kuna ma proovin update'ida enda elust Taanis ja näidata, mida ma teen siis täpsemalt. Olen selle suve jooksul 2 korda Eestis käinud. 1 kord oli juulikuus ja teine kord oli siis mingi nädal tagasi, kus ma käisin siis Weekendifestivalil. Olge kahe tasapaalu, ma teen siin videot, eks ole. Alustame täiesti algusest. Mil ma siis maandusin Tallinna lennujaama, kuhu mu järelikult maandud on ja läksin otseteele elu esimesesse pulma, mis toimus kuskil Tartu kandis ehk siis Lõuna-Eestis ning mu 2 sõpra abiellusid ja see pulm oli kui muinasjutt. Õhtul pandi kõik küünaldesse, kuidas me öösel olime säraküünadega kuskil või siis sõime jäätist hommikul vara kell 5, tantsisime hommikuni üldse ja üldse see pulmakoht oli väga läbimõeldud, mis oli väga ilus. Tere, Olari! Korjendi kohustus! Ciao, Piksi ema! Järgmine päev läksin kohe enda isa üllatus sünnipäevale, mis toimus diskobussis. Diskobuss näeb endast selle välja, et sul on diskoplats või tähendab tantsuplats ja sulle pantakse muusika peale ja terve sõiduaeg sa võid tantsida, kui sa tahad. Pakutakse jooki, sööki, kui sa soovid ja samuti on istekohad niimoodi, et sa saad istuda sõiduajal samamoodi. Need, kes ei taha tantsida, need ei taha tantsima. See oli diskoteemaline pidu ehk siis mu vanemad nägid välja sellised ja ma ise nägin välja selline. Ehk siis, jaa, üks lahedaid osasi selle kogu päeva jooksul oli see, et me peatusime Kalmistu peatuses, bussipeatus oli see, kus minu vanemad tegelikult kohtusid umbes 30 aastat tagasi, üle 30 aasta tagasi ja nad on endiselt koos. See on inspireeriv juba. Seal Kalmistu peatusel toimus üks laulukool, mu vanemad tantsisid ning üks tantsijad käis põhimõtteliselt. Meie pere seltskond on tõsiselt niimoodi, et nad lihtsalt lähevad, teevad ja tantsivad kuskil Kalmistu peatuses. Peale seda olin kõigest 1 päeva ainult Eestis veel või 2 päeva, 3 päeva. 2-3 päeva olin ma kodus veel ja mille veetsin ma kodus olles enda vennapojaga terve päeva olles, kus me mängisime liivakastis. 1, 2, 3. Lately, I get high all the time to stay up, just to ease my own mind. Samuti enda koer, kes on minu armas Kris. Ilmselt te teate juba, kui palju ma armastan enda koera. Ma armastan üldse koeri, aga enda koera ma armastan kõige rohkem. Ning samuti muidugi olin enda ema-isaga ja nii palju kui võimalik veetsin aega pereseltsis ja enda kodus aias paljajalu ringi kõndides põhimõtteliselt. Kodus ma ei olnud nii palju just sellel põhjusel, et tegelikult ma läksin enda 3 sõbraga Lõuna-Eestisse. Ühte sõpra te teate juba, kelleks on siis Kerli eelnevatest videodest. 3 päeva! Ära karju! Ja teised 2 sõpra olid, jah, 2 sõpra. Selle reisi jooksul käisime siis külakohvikutes või siis rabades, 3 erinevas rabas. Okei, selle peab ära. Ühe öö veetsime näiteks telgis kuskil metsas, mis oli nii ilus ja nii ilus
valgus nii-öelda, päikseloojang ja õhtul grillisime siis vorstikesi endale ja olimegi reaalselt metsas nii-öelda. Ning samuti käisime kuskil külapeol, kus me püüdsime ka samamoodi kala. Ja nalja sai meil ja kiikusime kuskil random tee ääres, me jäime pidama ja läksime kiikuma. See oli selline reis, kus me lihtsalt istusime autosse ja lihtsalt läksime, meil ei olnud kindlat plaani ja meil ei olnud seda tunnet, et appi meil pole plaani. Et kõik olid jumala väga chilli. Kui see oli läbi, siis olingi viimast päeva juba Eestis, mil veetsin pool päeva Rakveres ja järgmise pool päeva Tallinnas enda kallite sõpranadega keskkoolist ning samuti ka Margaritaga, kes on alati minu armsake, kes võtab mind enda kaisu, kui mul on vaja järgmine hommikugi lennukile minna. Et aitäh! Ühesõnaga pakkisin jälle kohvrid ja tulin Taani tagasi, kus ma veetsin kõigest 1,5 või 2,5 nädalat ja tulin tagasi Eestisse, kuigi praegu ma olen Taanis. Läksin Eestisse tagasi, kus toimus Weekend Festival ja ma läksingi põhimõtteliselt Weekend Festivali pärast Eestisse, kuna eelmine aasta mul oli meeletult vinge seal, siis see aasta see oli 10 korda veel vingem ja see oli seda väärt. Isegi kui tegelikult ma Weekend Festivalit otse nagu külalisena osa ei võtnud, siis ma tegelikult töötasin seal, nagu ka eelmine aasta. Üks lahedaid asju, mis selle kogu nädala jooksul toimus Weekendil oli see ka, et viimasel päeval üks inimene, kes kandis hoolt siis Weekend Baltic Instagrami story'de eest, pidi varem ära minema, mis tähendas seda, et ta pidi asenduse leidma. Ja juhuslikult olin mina see, kes asendasin teda, ehk siis võtsin üle Weekend Balticu Instagrami. Tähendab mitte pildid, vaid story'd. Ning olin see inimene, kes läks lava taha ja ütles, ma ei tea, ühele artistile, ma nimesi hakka nimetama jälle. Jou, kuule, et mul on vaja sinu videot, et kas sa soovid midagi öelda meie Instagrami? Ja see oli väga vinge kogemus ja see, et usaldati mulle, siis oli nagu vau. Ja ma sain sellest nii palju inspiratsiooni millegi pärast, et ma tahan rohkem asju teha, ma tahan rohkem videosid teha, ma tahan rohkem olla igal pool. Võib-olla see on praegult ainult, aga vähemalt see periood on tore. Tulles tagasi Pärnust Rakveresse, siis tegelikult ma enne seda, et see Weekend, et ma värvisin enda juuksed ära, ma olen natuke tumedam nüüd. Siin oli tegelikult lilla värv, aga noh, jah, well, happens, kulub juba välja. Viimasel päeval läksin siis Tallinnasse, kus siis toimus pildistamine Evelin Kungaga. Lambis kirjutasin talle pühapäeva õhtul, et kuule, ma tulen homme Tallinnasse, et kas sa Tallinnas teeme pildistamise? Just jaa, davai, ma olen Tallinnas, ma olin nagu wow. Ja pildistamine toimus, ma pole ammu modell olnud. Kes ei teatud, siis ma kunagi tegelesin modellindusega. Nii palju siis sellest ajast. Ja siin mõned pildid teile, mis sellest pildistamisest tuli välja. Ja ma olen ääretult rahul nende piltidega. Evelin on talentikas, väga armas tüdruk. Ehk siis võtke temaga ühendust, ta elab Loksa kandis, võib seal pilte teha, aga samuti on Tallinnas, nii et ta on igal pool. Nüüd olengi tagasi Taanis, nagu näete. Andke mulle märku, mis videosid te tahate näha põhimõtteliselt ja ma proovin selle asja uuesti kätte võtta, kõik selle videoblogi, kõik Instagrami, kõik asjad nagu. Pöödlab püsti, kui teile meeldib sellised videod ja proovin jätkata siis see videodega. See annab mulle lihtsalt inspiratsiooni, kui ma näen, et inimesed tegelikult vaatavad seda videot. Nii et näeb järgmistes videodes. Tšauki!